Mul on vanalinnas 2 lemmiktänavat. Üks on Pikk Jalg ja seal ma naudin valgust. Ma käin aastaid mööda Pikka Jalga, peaaegu et 300 päeva aastas. Mul on selleks tehtud praktiline vajadus. Ma alati näen seal mingit uut detaili. Ja teine on mul lemmikkoht on mul Laboratooriumi tänav. Seal ma kuulan linna helisid ja kui sa kuuled, paned silmad kinni ja sa selle järgi, kuidas see tänav heliseb, sa saad aru, kes sealt tulevad, missuguse iseloomuga inimesed. See oli nii põnev. Minu käes on need pildid ja need on tehtud 50 aastat tagasi oktoobrikuu keskel dominiklaste kloostris. Ja võt seal sündis niisugune nimetus nagu Kodulinn, mis siiamaani elab oma erinevates variantides. Selle maja funktsioon on olnud ja nii kaua kui suudavad, püüan hoida, tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuri kõikvõimalikes vormides, kõikvõimalikele inimestele ja neile, kes selle vastu tunnevad huvi. Mu meelest ei ole võimalik Eestimaa ja Tallinna ajalugu ja kultuuri mitte kellegil, mitte iialgi lõpuni tunda. Ja ma ütlen, see varandus, mis on meie kultuuriloo näol meil olemas, see on ikka nii pööraselt suur, et me oleme ikka maailma tasemel sellega. See on makett. Me tegime niimoodi ajalehe ja siis ta läks rotaprinti. Seal me paljundasime teda. Vapustav. Neil on jäänud minu kätte, ootame 1. aprillil kell 5 Suurkloostri tänavale Maia number 18 kevadpeole. Ma saan teha märkused, miks te peole ei tulnud. Kutsed on siin. Ja kõik sai tehtud. Ega mul ei olnud ju selleks mingit raha, et seda välja osta. Et inimesed ja organisatsioonid kõik tulid ju ise tegema kaasa kõik neid asju. Kodulinna maja praegune kõige tähtsam ülesanne on see, et õpetada inimesi uuesti oskama vaadata muude allikate arvel, kuidas moodi me elame, mismoodi meie linn elab, mismoodi meie maa elab. Kui on mingi tutvumiskäik kuskile ja peale selle inimene tuleb ja ütleb, et ta tänab, et ta sealt õppis või nägi niisugust asja, mis tal oli. Me korraldame niisuguse tutvumiskäike nendesse kohtadesse, mis on väärtuslikud, selle tsükli nimi ongi väärtus. Ja kui see, kes sinna juhuslikult satub, leiab üles selle väärtuse ja tunnistab seda, see on hea. See annab jõudu. Ma olen üldse nagu pai inimene, ma tegelikult vitsaga hästi ei saa hakkama, aga ma olen ikka paiga. Ma arvan, kui meie ühiskonnas üldse mingi asi on valesti, siis ma panen esimesele kohale viha. Vihaga ei saa mitte midagi, millel on mõte. Nüüd, siin laual on üks tort, võite julgelt ennast vastutada. Aitäh kõigile, elada on jube tore. Nii et sööme torti. Tordile!